Ann-Marlen, minu isiklik võitja Eesti Laulul tänavu. Küsin sinu käest sellist asja. Kas sul on mõni film, ma ei tea, lapsepõlvest, nooremast east, just Eesti filmikunstis, mis on sind eriliselt liigutanud, võib-olla isegi natuke traumeerinud stiilis Nukitsamees? Traumeerinud, kui sa nüüd ütled, siis Nukitsamees tõesti oli üpriski traumeeriv, aga ta oli omaette väga lahe. Mul on mingi mälestus ka sellest, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga seal oli selline laul, et algab päev. Ja siis seal oli see rott, kes käis vettevana, no igastahes mingi selline, ma võin täiesti puusse panna, aga mingi selline lugu on mul kuskil häguselt meeles ja ma mäletan, et see oli ka, et kui see vettevana tuli, siis oli hästi hirmus. Vesirott oli. Okei, no igastahes, jah, nii on. Aga kas on mõni selline, ma ei tea, hea tujufilm ka, mida alati näiteks tahaksid vaadata, kui ma ei tea, on tuju paha või näiteks kellelegi tutvustada, et võt see film kindlasti on hea? Ma ei tea, kui sa küsisid, mulle esimese asjana tuli hea tuju, ta on küll multikas, aga mulle väga meeldib Lotte. See viib mind tagasi kuidagi minu lapsepõlve. Aga neid filme on palju, ma arvan, ma ei oskagi ühte välja tuua. Mul on väga hea meel Eesti filmimaastiku üle, et viimasel ajal on nii lõbusaid filme kui ka väga tõsistel teemadel filme tulnud välja, mis ma arvan on väga olulised ja aktuaalsed, nii et mul on ülihea meel olla üldse osa tänasel õhtul. Oled ju ka tegelikult mõneti filmikunstiga seotud mitmel moel, oled mänginud telesarjas, just kui ma õigesti mäletan, ja täna on ilmunud sul ka värske muusikavideo, mina ütleks ka, et ikkagi natukese filmikunstiga seotud. Kas ja kui palju oled sa selle visuaali või ütleme kontseptsiooniga seotud? See visuaal ja kontseptsioon, tegelikult selle autor on Eliseti Lepik ja video valmis koos Henri Pareloga, see on nende selline ühine lugu, mille nad siis minu loole välja mõtlesid, et ma arvan, ma ise võib-olla ei oleks osanud isegi sinna midagi sellist välja mõelda, aga ma usun, et see video andis sellele loole nii palju juurde, et kes siis ei tea, siis ma tegin vanapaganaga diili ja andsin talle mängult oma verd, et saada võimed, et võluda. Oskad sa siis võluda? Muidugi oskan. Kui ma saan vanapaganalt võimed, siis ma oskan. Ma vaatasin, et Genka käis ringi sellise väikse punase pudeliga kogu aeg, viimasel ajal olen teda märganud. Aga kuidas sulle tundub, just kui ma lugesin selle laulu kontseptsiooni, siis tundus selline tugev justkui kriitika sellise tähelepanuvajaduse, meelelahutusmaailma suunas, et kas on ja kas sulle tundub, et Eesti meelelahutusmaailmas on natukese teistsugused reeglid kui näiteks, ma ei tea, Inglismaal, USAs? Ma ei tea, ma arvan, et see on igale inimesele väga isiklik, lihtsalt mina vist käin mingisugust teekonda, et ma olen hästi kriitiline enda suhtes ja siis ma ei oska sellest kuidagi mööda vaadata ja ma üritan endale meelde tuletada, et ma justkui peaksin nautima seda, mis ma teen ja võib-olla mitte kogu aeg eeldama, et ma peaksin olema ideaalne ja kõik peaks olema alati perfektne, et ma arvan, et see on kuidagi selline väike meeldetuletus endale. Ja ma usun, et meil Eestis pigem on kõik hästi ja tore ja kõik toetavad üksteist, et mul on selle üle väga suur rõõm. Mind on väga huvitanud ka see, et sinu muusikaga ma üsna alguses justkui nagu tutvusin ja mulle tundub, et sul on hoopis kuidagi teine hingamine, teine olemine, sa oled justkui leidnud iseenese selles muusikas. Kas sa oskaksid kuidagi kirjeldada, et kuidas sa oled selle iseendani jõudnud ja oma tõelise hääle üles leidnud? Ma arvan, et see on olnud tänu sellele, et ma olen hästi palju katsetanud ja proovinud ja ma olen tegelikult muusikat nii kaua teinud, et ma 8 aastat olen seda kogu Ann-Marleni mingisugust kõla otsinud ja ma arvan, et seda kõla ei oleks ilma Boy Pepperonita. Et ma arvan, tema on väga suuresti see põhjus, miks ma täna teen sellist mussi, mis ma teen, nii et ma olen, ta on jah, mul igavesti südames. Jah. Aga kuidas Eesti Laulu võistlus sind üldse mõjutas? Olid ikkagi seal esiteks esiotsas, olid favoriitide seas, välismaised fännid võtsid sind väga soojalt vastu, et tunned sa, et see on mingisuguse jõu ja mõju praegu ka su karjäärile jätnud? Kindlasti. Ma arvan, et kui sa oled 8 aastat muusikat teinud ja siis järsku tunned seda võib-olla mingit suuremat hüpet, et ma arvan, ma ei osanud isegi oodata, et Eesti Laul mulle midagi sellist toob. Aga jah, see on tõesti muutnud nii paljusid asju. Minu muusikat võetakse nii palju soojemalt vastu, sellel on nii palju rohkem kuulajaid
ja mul on ainult hea meel, kui ma olen alati arvanud, et ma teen väga alternatiivset muusikat, aga mul on hea meel, et see alternatiivne muusika jõuab kõikide inimesteni. Ma olen märganud, ma olin üks päev poes ja ma kuulsin, kuidas kaks inimest omavahel rääkisid sellest, et on jahe ja siis üks küsis lauldes teise käest, et kas sul on külm. Kas sa oled ise ka märganud seda, et inimesed on selle sõna kuidagi või lause kuidagi lauldes nüüd ette võtnud? Mul isegi üks päev just äkki eile või üleeile ma käisin shoppamas Viru keskuses ja siis üks punt noori poisse kõndis must mööda ja siis vaatasid mulle otsa ja ütlesid, kas sul on külm? Ja see oli lihtsalt väga tore, et see on kuidagi isegi väike nali juba, et mitu kuud tegelikult on juba sellest kõigest möödas ja see on ikkagi iga kord, kui ma ütlen, et mul on isegi natukene külm, siis kõik vaatavad mulle otsa ja ütlevad, et sul on külm. Aga ma arvan, et see käib asja juurde. No igal juhul aitäh sellepärast, et on tore. Talv on olnud päris pikk ja on tore natuke laulda ka vahepeal. Naudi õhtut, aitäh sulle! Teiega, aitäh!